Aitäh ja tere kõigile. Hakkame otsast peale siis. Väike raamatuke, tänavu aasta ilmunud, 22 ilmunud Eesti. Ja see on eesti ja inglise keeles ja aga see tekst ei ole nii algeline, et võiks arvata, et on väikeste laste täheraamat. Vastupidi, kõik need, kellele nüüd eesti keel on alles päris algusjärgus, on päris tore lugemine ja tutvumine. Siin on mitmeti räägitud sellest, mis see Eesti on, kus ta on, missugused on meie riigi tunnused, aga samamoodi ka rahvustoitudest põgusalt ja rahvuskivist, linnust ja nii edasi. Et niisugune esimene kokkupuude Eestiga, täitsa tore väike raamat, eriti need, kes alustavad. Ja kuna inglisekeelne tekst on juures, siis on võib-olla lastel ka lihtsam sellest aru saada. Teine on Mina ja minu kodumaa. See on möödunud aastal 21 ilmunud raamat. Ja see on taas niisugune, et siin on esiteks väga toredasti lapsed ise kirjutanud, mis asi Eesti üldse on. Aga need on eesti lapsed. Ja siin võetakse põgusalt läbi Eesti ajalugu, aga samas on ka siin, ütleme siin eestlastele ja eestlusele kõige tähtsamad asjad sees. Alates laulupeost, taas ka toitudest, rahvariietest, tähtsatest paikadest ja nii edasi. Ma selle pikemalt ei peatuks, aga soovitan, et see on ka joonistähtedega raamat, et seda võiksid väiksemad küll näha, lugeda. Need raamatud Eiti saadab ka teile ühe nimekirja, need on selles nimekirjas ka olemas, mis on olemas. Nüüd ajaloo teemadega edasi minnes ma näitaksin ühte Eesti koolides praegu kasutusel olevat õpikukomplekti. See on pääsukese lend läbi ajaloo, läbi Eesti ajaloo. Ja miks ma seda julgen soovitada? Sellel on nii õpik kui ka töövihik. Õpiku tekst on küll kahjuks kirjutatud nõnda, et see ei pruugi olla see on 5. klassi õpik, aga see ei pruugi olla kõikidele lastele jõukohane, see tekst on üsna kenasti teaduslikult kirjutatud. Aga miks mulle väga see meeldib, töövihiku ülesanded on väga kaasaegsed, see on suhteliselt uus õppekomplekt ka ja selles on ka viited näiteks Eesti kirjandusklassikale ja filmiklassikale, ka ülesanded on nende järgi. Teine asi, miks see õpik on väga tore õpik, ma näitan siit teile korraks. Siin taga esimest korda meie õppekirjanduse ajaloos on ajalugu suudetud panna ajateljele. Ja see ajatelg on nüüd see, mis võiks olla, kui keegi kuskil õpib päris Eesti ajalugu või mis tahes ka maailma ajalugu, siis ajatelg on üks selline meetod, mis väga hästi lastele tekitab selle ajaloolise järjepidevuse arusaama. Et nad saavad aru, miks ei saanud olla, näiteks jäälahing ei saanud olla enne, kui ütleme, eestlased siia maale üldse elama asusid või miks just sellel aastal selline lugu meie ajaloos aset leidis. Et seda õppekomplekti ma julgen teile väga soovitada. Nüüd edasi, ma valisin veel ajaloo pilgu läbi mõned raamatud ja üks on niisugune tore raamat, mille pealkiri ei viita nagu millelegi muule kui Kalevipojale, aga see Kalevipoja lugemik on nüüd küll niisugune, mis on koostatud algklasside õpilastele. Tegelikult ma julgen soovitada, et ka põhikooli mõnigi õpilane põhikoolis võiks Kalevipoeg, kui see on läbi loetud, siis nad teavad, mis asi on Kalevipoeg, mida need siin on väga hästi toodud ka kõik mõisted ja vanade sõnade seletused. Nii et siin on mitmest aspektist võimalik ka keeletundi teha selle järgi. Ja väga toredad lõigud on. Ma päris huviga vaatasin, et kuidas on saadud siin selles jutustavas Kalevipojas üle Saarepiiga, ütleme, võrgutamisest ja Soome sepapoja tapmisest, sest need nii väga
toredad lood ju ei ole tegelikult, me ütleme niimoodi, aga need on üsna pehmelt ja kenasti siin siiski lastepäraselt ära seletatud, et see on natuke pehmem variant kui originaal, ma ütleksin niimoodi. Aga soovitan soojalt, et koolid võiksid seda kasutada rohkem just selles mõttes, et ühtki laps, palun väga vabandust, aga ma võin üsna julgelt ilmselt väita, et ka õpetajad ei ole tegelikult Kalevipoega originaalis kõik mitte läbi lugenud, vaid ikkagi fragmente sealt ja kõik me teame võib-olla alguslauset ja võib-olla ka lõpulauset, aga see on üks väga hea ülevaatlik Kalevipoega käsitlev raamat. Edasi. Rutt, keegi tahtis Torontost, et näitaksid selle Kalevipoja teksti. Ja, näitan hea meelega siit seest. Siin on suurepärased illustratsioonid ja see tekst, kas nüüd on näha? Ma loodan, et on. Ja siin on peatükkide kaupa ja iga peatüki järel on ka lahti seletatud sõnad, mis on Kalevipojas kasutatud. No näiteks ausalt öeldes ma ei ole ise kunagi selle peale mõelnud, et Kalevipojal, et kas te teadsite, et Kalevipojal oli ka teine nimi algatuseks, et ta ei olnudki kohe Kalevipoeg. Et kes teadis käsi püsti või nüüd ma panen teid nagu siin proovile. Aga Kalevipojal ja no kõik arvatavasti teavad ka Linda Nutukivi lugu, aga seda, et Kalevipojal oli Sohn, oli ta nimeks, seda mina näiteks ei teadnud, kuigi ma olen enda ausõna lugenud Kalevipoega nii palju, kui ma jaksasin, et seal on nii, et 36. leheküljel jääb magama tavaliselt inimene, aga noh, olgu pealegi, kirjandusõpetajad on ehk lugenud, aga et tal oli jah, siis alguses Sohn oli tema nimeks ja siis, kui vana Kalev ära oli surnud, ta alles sündis, alles peale isa surma ja pärast ikkagi pandi talle siis Kalevipoeg isa tahte järgi nimeks. Ja see Sohn on ka saksa tuletis pojast, nii et noh, niisugune huvitav põige sinna juurde. Järgmine väga, mul on raamatuid nii palju, et ma ei tea, Heidi, ma ilmselt, öelge mulle, kui nüüd aitab, eks ju, et siis nii. Järgmine raamat, mida ajaloo vaatevinklist võiks vaadata, on Eesti 100 raames ilmunud Minu kodumaa. Ja kui seda tagant lugeda seda tutvustust, siis see on laste laulu ja luule raamat Eestimaast, aga Eesti rahvuskultuurist ka ja tegelikult on see üks väga ilusasti koostatud raamat, kus on võetud näiteks Eesti linnade kohta luuletused, aga ka jutt on selle linna kohta. On Eesti toitude kohta luuletused ja on jutt selle kohta. Nii et kõikide nende ja looduse kohta, aga noh, näiteks siin on, ma näitan teile, siin on mulgipudrust on üks väike luuletus, mis asi see mulgipuder on ja kohe teisel leheküljel on ka sellest jutt toitude all näiteks ja kõiki neid illustratsioone on veel kujundatud arhailise Eesti tikandiga, et see on väga tore raamat, mis minu meelest raamatuna, et keegi meist ei viitsiks ilmselt niisugust ise kokku panna, oletame, et kui oleks vaja näiteks puude ja lindude ja loomade kohta leida kõik luuletused üles, siis siin selles raamatus on luuletused ja tekstid. Ja see ei ole väikestele tingimata, see on samamoodi, et võivad alates kuskil seal 10-aastasest vast ja kuni miks mitte ka põhikooli õpilased võivad seda täiesti lugeda. Nüüd ajaloo teemadest ma valisin veel 3 raamatut ja esimene nendest on Tartu kohta ja see on ka uus raamat möödunud aastal ilmunud. Oskar keskaegses linnas ja ta siis on klassi ekskursioonil olev laps, kes satub ajarännakus keskaega ja see on niisugune kriminulli sugemetega lugemisvara, kui kellelgi on vaja anda mõnele poisile, näiteks eriti võiks olla see üks tore lugemisvara, mis on hästi käsitlenud keskaega Eestis ka, nii et Hansalinn Tartu seal hulgas. Nüüd on ilmunud ka
möödunud aastal Liidia Koidulast raamat Liidia ja see on ka lastele ja see on jutustuse vormis siis Liidia Koidulast, tema sünnist ja kujunemisest, aga siin on sees ka Koidula tekste ja ka illustratsioonid on sellised natukene teistsugused, võib-olla niisuguse uue joonega raamat. Ja viimaseks ajaloo raamatuks ma valisin sellise raamatu, mis ilmus ka aasta tagasi. See on siis Eesti oma riigiaabits ja riigiaabits ei tähenda nüüd üldsegi seda, et see oleks aabits selles mõttes, et ta õpetaks kooli tulevat mudilast, vaid see on nüüd tõesti raamat, mis on täiskasvanutele ka põnev raamat. Siin on kõik 188 riiki ära toodud, kellega Eestil on diplomaatilised suhted, kõikide nende riikide lipud, vapid, nad on nimest tähestikulises järjekorras, kuigi siin on Eesti tähestiku järgi, need muidu maailma riigid esitatakse alati Prantsuse tähestiku järgi, aga need on Eesti alfabeedi järgi siis ja suurematele riikidele on siis ka iseloomulikud nende rahvaarv, nende pealinn, mõned niisugused eripärad, mis selles riigis on. Nii et see on täiskasvanutele, ma soovitan ka õpetajatele seda sõna otseses mõttes lugeda. Need on päris toredasti ja mõned asjad on ka natuke teise nurga alt, kui me tavaliselt võib-olla ütleme, kui me võtame kas või mõne entsüklopeedia lahti või Wikipeedia lahti, siis me saame siit natukene teistsuguse vaatenurga nendele riikidele. Ruth, ma saan aru, et kui vaatad mingit raamatut, nad tahavad praegu, et lehitseksid nii, et nad näeksid, mis seal sees on, mitte ainult kaant. Okei. No mul näiteks see sattus mul Läti riigi kohast lahti ja siin on siis räägitud nii lätlaste, võib-olla natukene on sellest Läti kultuurist ja lätlastel iseloomulikest asjadest, aga kuigi palju on siin ka võrdlus näiteks leedulastega, mis on eripära võrreldes Leeduga, kus nad on ajalooliselt varem asunud, mille või koosseisus näiteks. No siis on näiteks siin on nüüd Šveitsi kohta on ka kuulsad Šveitsi kellad toodud ära ja siin ma lugesin just enne siit, et Šveitsi kohas, et šveitslased söövad pool kilo šokolaadi nädalas, niisugune fakt on näiteks siin ära toodud, et mõned niisugused hästi lahedad ja kusjuures on kinnitatud, et kõik need faktid ei ole mitte kirjaniku ulmelooming, vaid et need on kõik ära kenasti. No Soome riigi kohta on natuke rohkem antud siin teksti. Siin on enne seda on R-tähe juures on ainult toodud ära Rwanda ja Rumeenia riik, nende kohta ei ole, aga Soome kohta on ja siin on Savonlinna kohta pikalt, aga Soome kohta näiteks on ka siin kõik need tähtsamad, et need lepatriinu ja laululuik ja karu ja nii edasi, mis on siis olulist seal ja ka natukene on niisugune vaadatud selle pilguga, et kui palju, et kuidas on Eesti ja Soome suhe näiteks, et minu meelest avastamist väärt ja lugemist väärt raamat. Nii, aga nüüd edasi ma näitaksin nüüd ühe vahepealse raamatu, mis on ajaloo ja looduse vahepealne. Ja see raamat mulle endale hirmsasti meeldib, see on täiesti uus väljaanne Eesti vanasõnadest ja mõistatustest. Ja kui ma selle siit lahti löön, siis on niimoodi, et no näiteks täna võiks olla, see on peaaegu nagu piibel, et lööd lahti ja vaatad, mis tänase päeva kohta kõlbaks ütelda ja täna võiks olla niisugune, et vanasõnal on kuldne sisu näiteks. Aga siin on ka väga naljakas on minu meelest töötegija meelespea, ma loen teile siit mõned asjad ette, et julge pealehakkamine on pool võitu, see käib minu kohta.
iga algus on raske, no see käib meie kõigi kohta. Harjutamine teeb meistriks teadagi, töö õpetab tegijat, kui midagi teed, tee hästi. 9 korda mõõda, 1 kord lõika ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on tõeliselt, see on väga ilus kogumik ja siin on sees ka väga toredaid mõistatusi. Mitte ainult siis vanasõnad, vaid ka mõistatused. Ja need on, see annab, ma olen seda laste oma õpilastega, mul on 5. klass praegu, erivajadustega lapsed, need on eelkõige lapsed, kes ei püsi suures rühmas. Intellektipuuet mul nendel lastel ei ole. Ja nüüd, kui ma seda kasutan, siis nende jaoks on väga paljud sõnad, vanasõnades siiski tundmatud juba. Seda enam ma arvan, et on teil see probleem, et lapsed ei tea täpselt, millest te räägite, kui te neid sõnu kasutate. Aga siin on ka toredasti sõnaseletusi sees ja need samad mõistatused annavad näiteks võimalusega sõnavara laiendada. Noh, näiteks ma küsin teie käest sellise mõistatuse. Auke täis, aga siiski peab kinni. Kas keegi oskaks arvata, mis see on? Lükake mõni mikrofon sisse, kui keegi julgeb. No, okei, ma ütlen ette, see on kalavõrk. Sõel võiks ka olla. Sõel võiks ka olla muidugi, aga noh, siin on toodud küll kalavõrk, aga sõel samamoodi just. Noh, ja siis meil veel Eestis, mina elan väikeses kohas, kus lapsed veel käivad Kadriks ja Mardiks. Ja nüüd on viimaste aastate komme on see, et lapsed küsivad meelsasti mõistatusi, sest täiskasvanud ei tea seda õiget vastust. No nii nagu see nüüd eelmine näide just oli, et võib olla mitu vastust ju õiget, aga laps ootab alati, et see, mis tema teab või see, mis tema luges kuskilt, et see on õige, nii et selles mõttes päris huvitav. Siit saab panna kokku võib-olla terve sellise kas mingi kavaosa, näiteks mingi kevadpeo kavaosa või miks mitte midagi muud, et seda saab kasutada mujal. Aga nüüd ma läheksin loodusraamatute juurde ja neid on ka mul siin üksjagu. No, küünitan siin ja alustan kõigepealt niisuguse uue raamatuga ja see raamat on siis meie kõige suurematest metsaelanikest, nimelt loomadest ja lindudest. Ja see on nüüd Eesti, Tunne Eestit sarjas, niisugune sari on olemas päriselt. Ja siin on, selle raamatu eelis on see, et siin on väga kvaliteetsed fotod, väga head ja väga proportsioonid ka õiged, nii et siin on kõik loomad on ära tuntavad. Noh, ma näiteks võtan siit osa käpp, mäger. Mägrast on siin hea tekst ja selle teksti kasuks on see, et see on ühelt poolt on ta täiesti korrektne teaduslikult, aga teisalt ta on ka üsna lapsesõbralikult kirjutatud, et see võiks olla niisugune ka esimesest klassist nendele, kellel väga meeldib loodus, aga veidike suuremateni ka. Et see selline loomade ja lindude raamat. Edasi on puutest. Hendrik Relve, teadagi tuntud kuulus eestlane, Mets, me kodu ja siin on puudest juttu ja siia on samamoodi on remargina kirjutatud, et see on laste ja täiskasvanute raamat. Et see ei ole ainult niisugune ninnu-nennu tekst, kuigi kui seda vaadata, siis illustratsioonid viitavad küll rohkem nagu lastele, aga raamatu põhimõte on siis see, et ta on puud ja mets on vältimatu eluks maal ja inimesed on nendega nii tugevalt seotud. Eestlasi nimetatakse ju ka metsarahvaks ja eestlase jaoks on mets oluline, nii et sellepärast ma arvan, et see raamat on seda väärt, et seda koos või uurida või siis lasta lastel seda lugeda. Nüüd järgmine on looduse aastaring ja aastaring on aastaring, siin on kuude kaupa toodud ära, aga väga
ilusate illustratsioonidega on toodud siis, no mis on mõnes kuus, otsime selle juuni, mis meil homme kohe algab, näiteks välja ja siin on nüüd näidatud, missugused linnud juba pesitsevad, kellel peaksid juba pojad olema, mis looduses toimub, miks see kuu selline on ja nõnda on siis kõik kuud, et see ei ole mitte, meil on olemas üks looduse aastaringi raamat, mis keskendub rahvakalendri tähtpäevadele, aga siin on küll lindudest, loomadest ja kus nad, nende elupaikadest ja mis siis mõnes kuus on. Detsembrikuu on teadagi suhteliselt lage kuu looduse mõttes, aga väga ilusa illustratsiooniga ja siin on kirjutatud, miks on puhkus loodusele vajalik ja miks näiteks kui sa suvel kogusid näiteks herbaariumisse taimeid, mis siis või siis kogusid ravimiks teed, et siin on niisugused toredad lood sees ja samas on ka kõikide on siis see aastaring on toodud nii metsa suhtes kui ka põllu suhtes ja nii, et siin on nagu kogu looduse linnud, loomad ja kogu keskkonna suhtes on see aastaring kuu haaval siis veel lahti kirjutatud, et üks tore raamat. Nüüd järgmiseks on väga uus 2022 ilmunud raamat Üks rott läks rändama. Ja kui te nüüd lubate, siis ma loen siit sellest natuke sissejuhatusest. See sissejuhatus oli nii põnev, et see pani mind kogu seda raamatut uurima pikemalt. Mul läks eile õhtul sellega päris palju aega. Siin on, ma kogu seda sissejuhatust ei loe teile ette, aga siin on põhimõtteliselt on juttu sellest, et rotitaolised loomad elasid siis juba kui dinosaurused ja rotitaoline loom on ka täna. Et kõik teised on vahepeal ära surnud ja välja surnud, aga rott on jäänud ja nüüd see rott, kelle nimi on siis Krõssu, läheb mööda maailma rändama. Ja ta rändab siis väga erinevates maailmamaades, kõikidel mandritel ja see, kuidas siin on, näiteks on siin Ladina-Ameerikas on siin üks niisugune üsna pikk artikkel. See tekst on just täpselt niimoodi, et algab see mingi kas väikese küsimusega või näiteks siin on niimoodi, et rändrott Krõssu esitleb tääkliiljaid, kes seisab kõrbes käed laiali. Hernetont on igal juhul vale vastus, sest kõrbesse ei hakka keegi hernepeenraid rajama ega marjapõisal istutama. Kui ütled tääkliilja, siis see juba sobib. Ja nii edasi, et see on hästi kirjutatud ja üsna haarav lugemine ka täiskasvanutele. Eriti need, kes, ütleme, kellele keel ei ole emakeel, siis seda enam on see võib-olla päris huvitav lugemine, ka kui on mõni täiskasvanute ring. Siin on näiteks Albatrossi kohta on see sama rott siis öelnud, et kes võiksid olla lindude seas parimatest parimad lendajad ja veidi luuleliselt üteldes õhuvalla valitsejad. Ja siis räägitakse Albatrossist ja sellest, missugune fantastiline lendaja ta on, kui kaugele, kui kõrgele, et ta võib ligemale 80 päevaga 25 000 kilomeetrit lennata ja nii edasi. Et ma Heidile enne ütlesin, et kui ma väga jõugas inimene oleksin, siis ma ei annaks ühtegi raamatut tagasi sinna teie sellesse instituuti, et need võiksid olla, neid ma loeksin kohe mõnuga terve suve veel siit. Nii et siin on väga põnevate lindude kohta, väga põnevate taimede kohta, kõikide mandrite kohta eesti keeles ilmunud väga tore raamat siis ja pealkiri, esimese hooga küll ei kutsuks mind ostma, aga Indrek Rohtmets on ise siis õppinud bioloogiat ja ajakirjandust ja on kirjutanud väga toredasti ja see rott ütleb, et minuga teil küll juba igav ei hakka.
Nüüd järgmine raamat on natukene üllatus selles mõttes, et see ei ole Eesti kohta. Teil on see Koduvana on vast enamusele tuttav, see on ju Muumitrollide Koduvana ja see on Koduvana taimeabits, aga kui ma nüüd selle läbi sirvisin, taimemapp on see, siis tegelikult mina leidsin siit ainult, ma ei ole väga hea võib-olla looduses, aga ma leidsin, see on Soome looduse kohta kirjutatud raamat, eesti keeles tõlgitud, aga mina leidsin siit ainult 4 niisugust taime, mida mina Eestis ei tea. Küllap neid on rohkem siin, aga põhimõtteliselt võib seda käsitleda ka peaaegu, et Eesti looduse aabitsana. Ja see taimemapp on koostatud nõnda, et siin on ka sees metoodiline juhend, kuidas õpilane saaks teha herbaariumit näiteks. Ja siin on, mida metsas tähele panna ja kuidas, siin on võetud koostuste kaupa ka näiteks männimets ja männimetsast on siis alates männist alustaimed, temaga kaasnevad taimed, kõik, kes männist sõltuvad ja nii edasi, nii et taas üks väga hästi koostatud raamat ja siia on kirjutatud, et Tuslik ehk siis see üks tegelane sealt Muumitrollidest ütles, et ma hakkan nüüd peale ja ma korjan kokku maailma parima herbaariumi. Aga eesmärk on sellel, ma tean, et Soome koolis oli veel aastaid tagasi, ma päris kindel ei ole, kas täna ka on, aga mõned aastad tagasi oli veel selline ülesanne, et igas klassis lapsed temaatiliselt koostasid ise herbaariumid suve ülesandena ja igal aastal nad 5 kuni 10 taime herbariseerisid, kõigepealt määrasid ära, herbariseerisid ja otsisid välja selle taime kohta ka informatsiooni. Ja see tähendab seda, et kui põhikool lõpeb, siis iga laps tunneb julgelt 40 taime väga põhjalikult. Ja see on tegelikult uskumatult, tundub, et mis see on siis, läheb, korjab see 10 taime või 5 taime või siis 20 või 40 on, aga kui inimesed tunneksid ka 20 taime une pealt ära oma kodukohas ja teaksid, mis taim see on, kus ta kodu tegelikult on, kas ta on võõrliik või ta on meie oma kodumaine taim, et see oleks iseenesest tohutu suur eesmärk, mida võiks jälgida. Samas on siin ka keeleliselt võimalik seda ka keeletunnis kasutada, nii et jah, väga hästi koostatud raamat minu arvates. Nii, kas mul on veel aega natuke või? On ju? Päris palju on. Siis järgmine on Kristel Vilbaste koostatud Sipelga Hapu. Ja siin on nüüd, see on jälle selline tore raamat, et siia sissejuhatuseks on kirjutatud, et vanasti arvati, et kooliküps on see laps, kes on kasvanud lillade õitega taime põdrakanepi pikkuseks. Aga tänapäeval peab kooli minev laps oskama lugeda ja ta ütleb, et selle raamatu järgi on tore last õpetada lugema. Ja tõepoolest, need tekstid on toredad siin ja need on erinevatel teemadel, aga mina valisin siit mõned teile sellised, mida ma tahtsin näidata. Näiteks, siin on nurmenuku tõitsjad praegu Eestis. Nurmenuku kohta on taevavõtmed ehk nurmenukud ja siin on siis iga sellise taime või looma või ka koha kohta on jutt ja need on nii toredad, et näiteks, et nurmenukul on rahvasuus palju nimesid, küll on ta kikapüks ja kanavarvas, aga nurmenuku õis meenutab kuldsete võtmete kimpu ja niisugune lugu oligi nurmenukust, et Peetrus, taevavärava vaht, sai teada, et keegi on teinud vale võtmed, millega taeva tagumisi väravaid avada ja taevasse tungida. See ehmatas teda sedavõrd, et ta pillas maha oma võtmekimbu, mis kukkus tähelt tähele, kuni langes viimaks maa peale.
Peetrus saatis otse kohe ingli maa peale, et need võtmed tagasi tooks, aga võtmed olid jõudnud juba maasse jälje jätta. Sealt ärkas kullakarvaline lill. Kui inglid taevasse võtmed tagasi viisid, jäi lilleke ikka kasvama ja kasvab igal kevadel, avades meie kevadise lille taeva. Et sellised imeilused, aga siin on ka näiteks allikate kohta. Ja allikate kohta on ka niisugune artikkel ja siin on siis kirjutatud, et Eestis on kokku üle 3700 allika, mille paigad on ära märgitud ja et allikas ei lange veetemperatuur kunagi alla 5 kraadi. Ja ka seda, et kuulus allikas on Tuhala nõiakaev, mis ka tänavast on nüüd kevadel üle kees taas, millest oli YouTube'is ja mujal ka uudistes oli katkeid. Nii et see on päris tore raamat, et kui kellelgi taas, eelkõige niisuguse õppevara laiendamise eesmärgil, aga ka lastele tõesti soovitatavaks lugemiseks, miks ka mitte klassis, aga rääkimata kodus muidugi. Nüüd järgmine raamat on Pühad paigad looduses. Ma näitan kõigepealt tervet raamatut ja siis tulen sellega natuke lähemale. Ja siin on nüüd eestlastele kõige tähtsamad pühad paigad ära toodud. Näiteks, mis on Hiis, kus hiied tänapäeval, kus neid leidub, miks see Hiis nii tähtis oli ja miks räägitakse Hiiest ka meie rahva muinasjuttudes. Siis on siin samamoodi allikatest juttu. Miks on allikad pühad kohad olnud eestlastele ja mis üldse on see püha paik. Ja siin on kirjutatud ka sellest näiteks, missugused koopad on Eestis olemas ja näiteks, missugused on pühad puud Eestis. Ja nende pühade puude kohta on omakorda siin tammest juttu, aga on ka juttu pihlakast ja nendest uskumustest, mis sellega kaasas käivad. Lisaks on see ka väga ilus raamat, on väga ilusasti kujundatud, siin on kasutatud ka Eesti rahva mustrite elemente, nii et on üks suurepärane raamat. Ja nüüd selle loodusbloki lõpetuseks näitan ma teile ühte raamatut, mis on eesti keeles ilmunud, mis on küll tõlkekirjandus, aga taas täiesti teistmoodi koostatud raamat ja mul ongi endal olnud sageli selline tunne, et tänapäeva lapsed ootavad nagu kuidagi teisiti kui õppekirjandus otseselt, kuidagi teisiti selle teema käsitlemist või nendele tutvustamist ja selle raamatu nimi on Lummav planeet Maa. Nüüd juhtus niisugune lugu, et teile mängib Rein Rannap minu selja taga. Kuulus Eesti pianist, aga nüüd ta lõpetab kohe viimased akordid, aga nüüd ta alustab veel otsast peale, ma ei tea, kas te kuulete mind või ei kuule. Ja ma ei oska seda kinni panna, igatahes. See raamat, mul on jäänud ainult 2 raamatut tegelikult, äkki te kuulete mind? Kuuleme küll. Imetoredate kaartidega. Mina ei ole varem selliseid kaarte näinud. Mina ei ole muidugi mõõdupuu, ma olen siit linnalähedaselt maalt, et ega minusugune ei pidanudki nägema, aga näiteks siin on niisugune maailmakaart, kus on kõik need loomaliigid ja kadunute kaart ja siia on kirjutatud siis millal, kus, kes, missugune lennuk on ära kadunud. Siis on selline kaart, kuhu on märgitud kõik suured ränded kaardile ja siin on selles mõttes, see on hästi tore rännete kaart ka, et siin on see meie kuulus Angerjas, kes Saragossa merre tuleb ja tagasi ei lähe. Et mõned üksikud on sellised ränded, kus edasi tagasi rännet ei toimu. No näiteks, siis on siin ka kaart, kus on
on kõikidele maailma maadele olulised taimed. Seda peaks väga põhjalikult uurima, aga siin on ka nimed juures. Ja see taimede salasepitsuste kaart tähendab seda siis, et aga nüüd on see koht, et mina vist nüüd ma saan ikkagi katus ära. Näitaksin teile veel lõpetuseks veel mõnda sellist raamatut, mis oli niisugune vauelamus ja eelkõige tänavu aasta ilmunud Alice Imedemaal. See on Eesti kunstniku Mare Palbati illustratsioonidega. See on väga ilus raamat, et kui niisugust Eesti kaasaegset kunsti ka tutvustada mujal maailmas, siis see raamat võiks küll olla see, sest et lapsed teavad ju üldiselt seda lugu kui sellist, aga see on imeilusate illustratsioonidega raamat. Ja kunstnikust on võimalik saada lisaks muidugi teavet ka. Ma näitan teile siit ühte niisugust väga uhket. Tal on need maalidena ka olnud näitusel. Tema näitus oli muljetavaldav. Lisaks Alice'i maalidele oli seal veel muid ka, aga tõesti imeilusate illustratsioonidega ja väga hea tõlge selles mõttes, et kui eesti keele tõlkinud on Jaan Kross, see ütleb teile ise enesest ja see on tõepoolest väga hea tõlkega, et mõnikord tuleb tõlkeraamatutesse suhtuda eelarvamusega, sellepärast, et keel on väga vaene, aga see on väga ilusa, rikka eesti keelega raamat ja täpselt samamoodi väga hea tõlkega on Väike prints ja samamoodi väga ilus, väga ilus raamat. Väikese printsi kohta on ka meie Nuku- ja Noorsooteatris väga hea lavastus, mida on võimalik ka videos saada. Aga ma soovitan, kes võtavad endale selle raamatu niimoodi käsitleda, siis et mitte lapsed üksi ainult ei loe, vaid et tegelikult ma soovitaksin niimoodi, et esimene kord lapsed võiksid kuulata seda lugu. Siis nad saavad sellest palju rohkem, nad ise ei loe seda alati välja ja siis arutleda selle ja siis vaadata seda salvestust lavastusest, et see on suurepärane materjal mitmes mõttes, mitte ainult emakeele, Eesti koolides on ta emakeele raames eelkõige käsitletav, aga ta on ka inimeseks olemise õpetus, et suurepärane väljaanne. Ja siis päris lõpetuseks, enne kui ma sõna edasi annan, teile tuttavad Heidi sõnul kaardide komplektid, sõsarsõnad, neid on lisaks veel, aga mul on 2. Siin on nimisõnad ja tegusõnad ja see kaardide komplekt on vähemalt minu 5. klassi poistele meeldib väga see. Et siin on kaasas ka mängude õpetuse raamat ja siin on mõlema komplektiga saab mängida 8 erinevat varianti, kuigi lapsed leidsid juba ise veel ühe variandi juurde. Ma näitan siit, kas see on teile tuttav või ma näitan lihtsalt kiiresti. Siin on nimisõnade raamatu kohta, siin on mänguõpetused on sees. Selles väikeses raamatukeses on kõik need mänguõpetused sees niimoodi, aga nad on iseenesest 3 kaupa on kaardid. Kaardil on märk, mis näitab, kus tema igas kolmikutena on pandud need sõnad ja nimisõna. Siin on näiteks petis, et selle petise sünonüümiks siis võiks olla mis veel ja lapsed leiavad need üles ja täna me mängisime just seda ja näiteks nimisõna hetk ja Eesti lastele oli ikkagi tundmatu sõna viiv.
ometi on seda näiteks luuletustes ju kasutatud sünonüümina päris palju. Nii et see soovitan soojalt, see annab võimaluse just siis, kui on kas mingi õppeperioodi lõpp või ka miks ka mitte täitsa tavalises tunnis neid mängida ja tavaliselt lapsed mängivad ju rõõmsasti ka põhikoolis. See komplekt sobib väga hästi ka põhikooli õpilastele. Ei ole sugugi ainult tittede mänguks. Ja minu suureks üllatuseks ongi see, et ka 9. klass näiteks on nõus enda meelest juba igavesed ägedad ja suured inimesed, aga ka nemad on nõus mängima ja seeläbi nad siiski õpivad tahtmatult. Nad võivad minna koju ja öelda, et me ei teinud täna midagi muud, kui mängisime. Aga tegelikult on nad õppinud ikkagi mitmest aspektist vaadatuna. Ja viimaseks siis on Heidi oli leidnud niisuguse kaardide komplekti tunded ja see on võib-olla selles mõttes aktuaalne, et eks ka mujal maailmas praegu seoses kas või selle sama Ukraina sõjaga laste tunnetest võiks rääkida, et lastel on hirmud, lastel on mingisugused ootused ja ettekujutused asjast ja need kaardid annavad võimaluse lahti rääkida ja siin on siis need on magnetitega kaardid, need püsivad magnettahvlil ja näiteks on võimalus, et see, mida ma tunnen, on ja nüüd seda saab teha nagu üks ühele lapsega võib-olla väga hästi aga ka siin on ka valmis niisugused kaardid ja nende kaardide alusel saaks siis õpilasele selgitada või lapsele selgitada seda, miks see meelerahu nii tähtis on, mida see meelerahu tähendab, kas ta oskab endas selle ära tunda, mis on üllatus, mis on viha, mis on raev, mis on hirm ja seda siis selle kaardile ladudes niimoodi on lihtsam vestelda, et kui õpilane ei keskendu sellele täiskasvanule näiteks, kes tema ees on, vaid keskendub nendele kaardidele, siis sageli lapsed avavad ennast paremini ja täiskasvanu oskab välja lugeda seda, mis tegelikult laps tunneb või mis tema mure on. Eriti need lapsed, kes on muidu kinnised ja ennast väga ei väljenda, aga kui on näha, et laps on pinges või murelik, siis võiks kasutada näiteks ka selliseid kaarte. Aga nüüd aitäh teile ja tänan väga, et te olite kannatlikud kogu selle jama juures, mis me siin vahepeal korraldasime.